Tervist! Algab hooaja viimane saade ja järgmisel korral kohtume augusti lõpus. Seniks meie soovitused terrassi tuunimiseks, lastega meisterdamiseks, lastetubade remondiks ja muud põnevat. Kõigepealt uurime metalli kasutuskohti. Näiteks piirdeaedades on nad asendamatud. Ain, kas võib öelda, et selline piirdeaed on eluaegne? Jah, kui kasutada kaasaegset tehnoloogiat muidugi. Et ta on ikkagi tehtud vastavalt sellele, et singitud ja värvitud, et siis võime öelda. Aga ütleme, päris ilma sinkimata, jah, mina näiteks garantiid anda ei saa niimoodi, et ta oleks eluaegne. Piirdeaiad ja väravad ei ole ainukesed tooted, millega tegelete. Mis need siin kõik on? Tootmine on ikkagi küllaltki laia valdkonnaga. Teen väga palju roostovatöid, kindlasti ja grillid, värgid, igast lillepostamendid. Ma olen ka teinud erinevaid mutilõkse. Need on aia suured kahjurid tegelikult. Teine valdkond on, mis ei ole veel ka koduga seotud, aga on ka teinud tööstustele värkidele ja päris majadele ja konstruktsioone ka suuremaid teinud, mitte ainult neid väikseid. Ja väga palju sõltub tellijast, mida tellitakse. See läheb, et väga paljud asjad on tellimuse peale. Oma toodang on küll selline, et näiteks kui maaedu teen, keegi tahab, et mida pakute, siis on see minu toodang, aga kui keegi tuleb oma joonistega, siis teeme ka tema jooniste järgi nagu. Eriti vinge on see pliit, mida on kerge liigutada ja millel on lausa profikoka pliidiplaat. Eriti suurepärane vahend õues kokkamiseks. Pole sellist näinudki. Jah, see pliit sai kunagi nagu välja töötatud ühe mehega koos, tal oli lihtsalt vaja sauna juurde, kus ei olnud ühtegi küttekollet, värki, elektrit ja siis sai selline asi kokku kombineeritud ja ta on õigustanud ja ta on küllaltki selline kaup, mida ma olen tootnud juba ikkagi aastaid. Selle vahva pliidi juurest liigumegi terrassi korrastamise ja sisustuseni. Siin on üks eriti tüüpiline ridamaja terrass, mis vajab hädasti tuunimist ja seetõttu kutsumegi appi Teknose värvimeistri nõu andma nii terrassi õlitamise kui ka fassaadi värvimise kohta. On teada, et enamus Eesti tööstuslikult voodrilaudade värvijaid on just Teknose värvi valinud. Miks? Siin hetkel tegemist on meil siis ühe terrassiga ja seda ümbritseva võrestikuga. Terrassi jaoks me kasutame Vuudex-sarjast pruuni õli, mida saab kasutada ka aiamööbli katmiseks. Väga hästi sobib selleks kena pruun värv. Ja siis sõrestik. Eelnevalt töötleme teda Vuudex-sarjast eelimmutusainega nimega Vuudex Aqua Base, mis on vee baasil, ei haise, mõnevõrra kiirema kuivamisega, väga lihtne, ütleme niimoodi, kasutada. Ja pinnavärviks kasutame akrüliini, mis on puitfassaadi värv. Aastaid on ta olnud Eesti turul Chemiflora puiduvärvi nime all, nii et paljud kindlasti tunnevad seda ja nüüd siis on ta originaalnimega akrüliin. Ise ma töötan, siis oli see firma Chemiflora, sinna ma tulin aastal 2005. Pärast küll mõneks ajaks lahkusin ja olen otsaga tagasi ja ütleme selle Chemiflora puiduvärvi kohta nende aastate jooksul ma pole ühtegi halba sõna kuulnud kindlasti. Klassikaline küsimus, kui kaua see püsib? Fassaadivärvid, võib-olla neil ei ole hästi mingit kõrget kulumiskindlust, et võib-olla käepideme värvimiseks näiteks ta kasta nüüd hakkab kuluma. Mina näiteks eksperimendi korras värvisin isegi aknad omale sellega ära ja olen väga rahul. Tahtsin vaadata, mis asjast saab ja tulemus oli väga kena ja praegu 3. aasta
igatahes kõik on veel paigas, kuskilt midagi ei kooru. Ja loomulikult peab olema igal tööl normaalne ettevalmistus, nagu ütlevad maalrid, et 70% värvimise edust on üldse see töö ettevalmistus, õiged riistad, pinna ettevalmistus, ta peab olema kuiv, peab olema tolmuvaba soovitatavalt, kuna veel baseeruvad värvid, neil on selline omadus, kui on paks tolmukiht näiteks peal, siis värv lihtsalt ta jääbki sinna tolmu külge. Kindlasti on õige aja ja ilma valik ka väga tähtis. Tegelikult ilusa päikesepaistelise ilmaga ei ole soovitatav värvida, sellepärast pind on kuum ja päike omakorda kütab ja siis see värv, ütleme, see pinslitõmme ta momentaalselt tõmbab kileks. Kasutasin alguseks Vudex Aqua Base'i, mis on e-limmutusaine, mida kasutatakse nii enne värvimist katvate värvidega ka lasuuride alla. Et see on toode, mis konkreetselt kaitsebki puitu kahjustuste eest. Kuna väga paljud puitfassaadi laudise värvijad on valinud meie värvi, tööstusvärv, mida nad kasutavad ja akrüliin on üsna sarnased, isegi mõnikord, kui on tõesti vaja töö lõpetamiseks mõnda väikest tükki, kuna värv on toonitud ja tööstusvärv on suurtes tünnides, siis kasutavad ka tootjad seda akrüliini ja siis kindlasti selle fassaadi teiskordseks ülevärvimiseks on see akrüliin kõige paremini sobiv. Muidugi fassaadivärvide puhul on soovitatav kasutada neid just vertikaalpindadel ehk siis seintel või nagu see sõrestik siin, ütleme, kuigi ta on horisontaalis, aga ta ei ole, ütleme, nagu laud. Kui kaua see püsib? Teate, on tulnud inimesi ka selliseid, kes ütlevad, vot ma selle Gemiflora puiduvärviga näiteks värvisin maja üle, ütleme, möödas on 15 aastat, ega ta ei ole lahti, aga ma tahaks natukene võib-olla, pika aja peale natukene ikka pleekuvad need värvid tahes-tahtmata, ei ole siin ilmas midagi ideaalset. Jah, kindlasti. Ja lihtsalt tahtsin, et oleks värske välimus majal ja lihtsalt selleks tuli inimene värvi ostma, kuigi värv üldse on täiesti kinni ja ta on jumala rahul sellega, ütles, et suurepärane. Kuidas Teknose terrassi õli peale kandmisega on? Alustada pesuga eelkõige. Jah, survepesuriga ja siis juba, kui ära kuivab, vaadata, kui hull asi on. Nagu ma juba mainisin, on olemas ka sellised keemilised pesuvahendid, mis seda puitu omakorda veel aitavad puhastada. Ja siis sobib väga hästi selleks terrassiõli. Toodame teda pruunis valmistoonis, hallis ja siis värvitud, mida on võimalik ka toonida meie välislasuuride värvikaardi järgi. Inimene tegelikult õlitamise alustamise hetkel ei pea midagi erilist teadma, peab olema pintsel, võib-olla mis on sobilik selle töö jaoks. Optimaalne oleks segapintsel, kus on sünteetiline ja naturaalne karv siis. Ja teine asi, et peab jälgima, et kuivamisel ei tohiks pinna peale jääda palju õli. Et ikkagi, kui on liigne, seda on näha, ütleme mingi veerand tunni pärast, kohati on ta sisse imbunud, seal on see pind matistub ja seal, kus natuke on läiget, järelikult on ta niiske, hea oleks see lapiga ära kuivatada. Ja nüüd Bauhofi stilist Heiti Põderiga aksessuaare ja taimi hankima, et sellel terrassil elu käima lüüa. Heiti, mis on sinu arvates ABC, mis terrassil olema peab? Tänane rõdu on valitud selle järgi, et alati ei viitsi oodata, et need lilled muutuksid lopsakaks alles sügisel ja et siis see ilu sinna meie lühikesse suve jõuab alles suve teises pooles. Et tahtsingi, et kohe oleks lopsakas, kohe oleks ilus, et see on mõeldud siis ühe aasta siis ühe suve peale. Ja võib ka nii teha, et seal sees on küll mõned püsikud, aga mis hiljem saab sügise poole siis aeda ümber istutada. Terrass on hea väike võimalus minna korraks enda maailma krüünesse, mis sa siis enda ümber loonud oled. Ja seal peab olema kindlasti mugav, et kas sa jood siis sõpradega seal kohvi, loed raamatut, võtad päikest, et see võimalikult siis loogiliselt väiksesse alasse ära mahutada. Kuna meil on väike pind, siis ja me tahtsime kõike head koos, et ühes nurgas me saame õhtul väikses pursuikas teha tuld ja vett keeta, näiteks tee jaoks ja teisel pool, kui on päiksepaistelisem ilm. Et on tore päevitada, et päevitustoolid valisimegi niisugused rõõmsad lillad, nad on
siis ka kergelt kokku panduvad ja lahti võetavad, et saab siis võimalikult maksimaalselt ruumi terrassil ära kasutada ja siis vajadusel ka need ära ladustada. Et täna siis küll me tahtsime teha rohkem niisugusest päikeselist terrassi, aga Eesti ilm, nagu me näeme, on nagu ta on. Et valisime selleks läbivaks värviks siis lilla ja sinise tooni, mis on hea kasutada nagu siis tonaalsust alati nagu ühesugust, mis sobib kokku ja jätab rohkem läbimõeldud mulje, kui me hakkame nüüd siis kirevaid värve kõike seal punast, kollast, rohelist, sinist kokku panema, et ta jätab niisuguse rahulikuma mulje ja samas harmoonilisema ja endal on ka mõnus selle värvilaiguses olla. Et terrassi, mis teeb seekord meil põnevaks ka, et me oleme nagu ühe poole valinud terrassist niisuguse ilutaimed, kus on liatrissed ja siis astilbed, viltlehed ja teisel pool, kus on meil siis nii-öelda päevitussektsioon koos seina külge paigaldatud kasvuhoonega, on meil saialilled ja kressid, mis on iseenesest ka söödavad mõlemad, et me saame kasutada teda ka võileiva peal või all. Nad mõlemad küll kasvatavad ka siis suve jooksul meile kollaseid ja oranžöise, mis iseenesest siis harmoneeruvad lilla ja sinisega, et on vastandvärvid. Et lõpuks loodame, et siis suve jooksul läheb see kõik lopsakamaks ja säravamaks. Et kui te nüüd oma rõdu planeerimisega alustate, et siis eelkõige maksaks läbi mõelda seda, mida te ise seal rõdul kõige rohkem teete, ja kuidas te seda pinda kasutate. Et ilunurk, mis jääb läbi käimata või tühjaks, seda tegelikult ei ole vaja. On hea, et kui te teate, et ühes kohas tuleb istumine, teises nurgas siis antud hetkel on meil lamamistoolid, et ei tekiks niisugust kola ladustamisnurka sinna lõpuks, et siis on nagu hästi ka ruum ära jagatud. Tule tasuta värvikoolitusele Tikkurile koolituskeskusesse.